on kolmapäeva õhtu kell 6. Külmkapp suriseb seal nurgas. Õhus on siuke natukene piinlik vaikus ja päevavalgele tuleb tasahilju seesama küsimus. Mis täna õhtusöögiks on? Võib-olla oled väsinud, aga samas käsi ei tõuse koju tellima järjekordset kiirtoitu, mis on võib-olla kallis ja liialt rasvane. Mis siis, kui oleks jälle võimalus armuda kokkamisse? Mis siis, kui kokkamine oleks võimalus panna võlumaagiat ja tervendavat jõudu toitudesse ja seda igasse toitu, mida sinu pere sööb? Lisaks sellele toites nii ennast kui oma lähedasi raku tasandil kasulike vitamiinide ja mineraalidega. Ja kõige selle juures säästa nii raha kui ka tegelikult aega. Kas tundub võimatu? Elusväli uus retseptiraamat just seda kavatsebki teha. Esiteks on sul köögis peaaegu et veekindel retseptiraamat, mis sisaldab üle 80 mõnusa, tervisliku ja täistaimse retsepti. See raamat on disainitud nii, et sa saad retsepte ka ümber tõsta, tuua enim kasutust leidvad retseptid ettepoole. Lisaks saad seda retseptiraamatut täiendada ka tulevaste retseptidega, mis samuti tulevad Elusväli e-poodi ülesse. Teiseks on Elusväli retseptid mõne üksiku erandiga lihtsad ja soodsad. Raamatus on näiteks kokku koondatud väga palju geniaalseid retsepte kartulist. Kartulist saab teha nii pitsat, vahvlit, räppe, you name it. Raamat sisaldab palju üllatusi, mida sa võib-olla pole taibanud isegi katsetada. Näiteks, kas sa teadsid, et norilehe vahele saab lisaks riisile panna 100 erinevaid koostisosi ning teha endale tervisliku toidu söömine pisut lõbusamaks? Ma ütlen ausalt, et avastamist on siin raamatus küllaga. Lisaks sellele oleme siin retseptiraamatus kasutanud väga kvaliteetset paberit ja see on lisaks veel ka lamineeritud. Päris vanni minna ei saa, aga no peaaegu. Kõik jahuplekid, õliplekid, mis iganes muud plekid saad lihtsalt lapiga siit ära puhastada. See on tõesti mõeldud kestma. Võib-olla maitsekuse punkti on mul kõige raskem ümber veenda. Olin 5 aastat tagasi ise ka täiesti teisel toitumisel, aga kui ma hakkasin samm-sammult oma toitumist muutma, teadlikumaid valikuid tegema, hakkas keha puhastuma ja isud hakkasid vaikselt muutuma. Alguses tahtsid hästi rasvaseid, võib-olla hästi soolaseid, hästi maitsekaid, aga see hakkas niimoodi. Sain aru, et isud on tihti seotud lapsepõlve nostalgiaga ja ka sõna otseses mõttes sõltuvusest nendest keerulistest ja komplekssetest lisaainetest, mida nendesse poolfabrikaatidesse pannakse. Aga ma olin endaga sel teel lahke ja kaastundlik. Ma ei eeldanud tiigrihüpet, vaid liikusin samm-sammult. Võib-olla esialgu teed ainult ühe vahetuse oma menüüs, ühe retsepti nädalas ja võib-olla sellest juba piisab, et panna algus millelegi suurele. Päriselt ka.